Aitäh, hea istungi juhataja. Ma siin enne just käisin üle selle klassikute ütluse, et hea kõne üks oluline kvaliteedi kriteerium on see, kui ta on lühike, nii et ma proovin lühidalt. Ja tulen tänase arutelu juurde. Ja ma ütleks, märksõna on demagoogia rahanduskomisjoni esimehe ettekannet iseloomustades. Kõigepealt see jutt, et automüük on langenud seetõttu, et opositsioonierakonnad, kes selle maksu kehtestamise ajal ütlesid, et see on vale, seda ei tohiks kehtestada, ja on jätkanud täpselt sama mõtte edasiandmist ka nüüd, kus see maks kehtib, et see tuleb tühistada, on hoidnud, ma ütleks, väga stabiilset joont. Sõnum on olnud kogu aeg sama. Erinevalt näiteks Reformierakonnast, kes enne valimisi lubas, et maksud ei tõuse ja siis hakkas neid tõstma. Ma ütleks, et see on ühiskonnas palju suuremat ebastabiilsust kaasa toonud. Ühe stabiilse asja on ta ka kaasa toonud, Reformierakonna reitingu languse. Ei ole halba ilma heata. Nüüd teine asi, mida ma ütleks ka, mis on demagoogia Anneli poolt, on see, et ta ütles, et makse ei tohiks võtta kõigilt, peaks võtma sihtgrupilt ja sellepärast automaksu võetakse nendelt autoomanikelt. Samal ajal Reformierakonna eestvedamisel laiatati kõva käibemaksu tõusuga. Ja ma usun, Anneli, endise rahandusministrina, praeguse rahanduskomisjoni esimehena, sa tead, et see lööb kõige valusamalt just sinna ühiskonna osasse, kus teenistus on väiksem. See maks võtab kõige rohkem proportsionaalses mõttes neilt, sest et väiksema sissetulekuga inimesed, põhimõtteliselt kõik, mis nad teenivad, kuulutavad ära kohe tarbimisele. Nii et palju huvitavam oleks, kui nüüd järgmise eelnõuga ei oleks järjekordne halvasti tehtud automaksu hädine parandamine, vaid oleks näiteks käibemaksu arutelu. Siis oleks väga huvitav sulle see sama küsimus küsida, et kuidas siis on? Sa eelmises punktis ütlesid, et ei tohiks niimoodi kõigilt ja laialt võtta, et nüüd just võtate, aga kahjuks seda ei ole. Tuleb jääda selle juurde, mis mina siin ütlen. Aitäh! Aitäh! Hea kõne oli